tere jälle! Tänane on siis see päev, kus ma näitan teile OBS Cube akut või kui teile meeldib, siis moodi. Cube on siis selline päris omapärane, mina ei ole sellist veel näinud. Disain mulle väga meeldib, käes on hästi hea. Mis kõige parem on see, et on hästi lihtne. Kuidas ta lihtne on see, et tal on ainult üks režiim, mis on siis võimsuse režiim. Saate vahetada vatte ja nii ongi, rohkem mitte midagi muud ei ole. Nii et see sobib eriti neile, kes väga ei jaga nendest režiimidest ja keda isegi ei huvita need. Pange oma vatid paika, nii kui vajutate päästiknuppu, need lähevad lukku, ehk siis taskus ei lähe paigast ära. Ei pea muretsema, et kogemata tulevad mingisugused suuremad vatid peale ja kõrvetavad teie küttekeha läbi. OBS Cube aku on siis saadaval nii roostevaba viimistlusega kui ka siin sellise mustaga. Tal on sisse ehitatud aku, mis on 3000 mAh tunnis, ehk siis päris suur sellise väikse mõõtudega aku kohta või moodi ning ta on ka üllatavalt kerge, umbes 150 grammi. Maksimaalne võimsus on tal 80 vatti, ehk siis vabalt võib siia panna ka mõne suupomm või siis otse kopsu aurusti peale. See on siis Cube mood. Selline on ta ekraan. Siinpool ei ole midagi. Siinpool on Cube logo. Siinpool on siis päästiknupp, 2 reguleerimisnuppu ja mikro USB pesa. Vaatame ekraani. Kui te olete juba ühe korra vajutanud päästiknuppu, siis läheb vattide reguleerimine lukku ja ei saa vahetada vatte. Selleks, et see lukk maha saada, vajutage 3 korda ükskõik millist reguleerimisnuppu. Lukk läheb maha, pange oma vatid paika ja hakake veipima, sest nagu ma enne mainisin, siin on vaid võimsuse režiim, midagi muud teha ei ole, vatid paika ja veipige. See oli siis OBS Cube, väga omapärane, lihtne, kerge, suure mahutavusega, mis veel võib tahta ühelt akult. Ei tea, kuid tänaseks on kõik ja varsti näeme jälle. Tšau!